tere tulemast, Eimi Kitsune Taratuppa ja meil on väga tore külaline täna. Tere, Merike! Tervist! Ja see on nii tore, et sa tulid meie kanalile ja peamine teema, millest me täna rääkida tahame kõige muu kõrval, on siis Carl Jung ja tema seotus võib-olla ka numeroloogiaga. Et võib-olla alustame sellise küsimusega, et kuidas see Jung sinu ellu jõudis ja mida see sinu jaoks tähendab? Ja aitäh kutsumast siia hea meelega tulin, nii kui sa tegid mulle selle ettepaneku. Carl Jung on tegelikult käinud minu elus siis, no mitte füüsiliselt loomulikult, aga on käinud vist äkki, kas nüüd on 3. kord, ma arvan. Ja see on nii huvitav. Ta ju tegelikult, Carl Jung väga palju räägib siis ju varju ja valguse poolest, ehk siis meil kõigil on, mina ütlen siis siin siis numbrite keele kanalil räägin ma siis plussist ja miinusest, sest see on nagu meile tavainimestele rohkem nagu arusaadavam. Ja see on tulnud siis, et te olete väga siin kursis, ma arvan, või kes sinu kanalil võib-olla mitte, on ikka olnud siis kokku-lahku elamist ja mul on selja taga 3 paarisuhet ja vot Carl Jung kuidagi hiilides ongi mu ellu tulnud siis, kui on see kriisiolukord, sellepärast et siis justkui nagu mõistus läheb taas paika, et mida ta on minu jaoks andnud, on see, et minuga on kõik okei. Et see on ainukene asi, mille üle ma olen nagu siiralt tänulik. Kas küsimus oli see, et numbrid, kuidas numbritega ja Carl Jung on ka siis? Ja, Mhm. ja kuidas on seotud? Jaa, sest praegu, kuidas ta nüüd tagasi tuli minu ellu nüüd praegusel hetkel on see, et siis, kui Eva Lepik käis kanalil, kui te ei ole seda näinud, seda videot, siis numbrite keelel ta leidub täiesti. Ja siis podcast'i külalistega on mul nii tore võimalus alati rääkida nõksu enne salvestust ja siis aeg-ajalt ka väga palju siis peale salvestust. Ja nii juhtus ka Eva Lepikuga ja ma olin väga uudishimulik, et kuidas tema üldse sinna jõudis, kus ta praegu on, aga ta ütles, et üks osa tema elust on olnud enne seda siis Carl Jung. Ja siis ma hüppasin tagasi Youtube'i ja otsisin ja leidsin, nii et mina kuulan venekeelseid materjale, aga inglise keeles on tohutult palju. Ja siis ma kuulates seda, no tegelikult nüüd ma olen hästi aktiivselt juba vist äkki neli nädalat, eks kuu aega juba siin mahlas olnud vaikselt. Ja siis ma mõtlesin, et vau, kui huvitavalt ta räägib ju seda juttu, mida mina kasutan ka numeroloogias, ehk siis üks täiendab teist, ehk siis sama miinuspool, millest ma räägin, on seesama Carl Jungi varjupool. Ja see, mis mulle nagu väga meeldis, on see, et teate, te kõik, kes te olete siin nüüd Ruti kanalil ja ma arvan, et väga paljud teist on ka numbrite keele kanalil ja kui sa ei ole, siis sa kindlasti tuled nüüd uudistama sinna kanalile, siis te olete suurema osa kõik empaadid ja nii nagu ma numbrites olen ka rääkinud, et teatud numbrid kokku liites tuleb sinna suguvõsa karma õppetundi 12 ja 15 ja see on täiesti konkreetne, nagu ütleme, võrdusmärk seal vahel, et me kõik oleme käinud seal oma varjupoolel läbi. ja see on see, et me tunnistaksime seda, et see ei ole mingisugune suur miinus minu keeles siis, vaid see on see, et sa võtad selle omaks ja sa tead, kuidas seda reguleerida. Ma loodan, et te saate aru, mida ma räägin, sest ma olen ise nii tugevalt selle asja sees ja Carl Jung just oma õpetustega räägibki, et meil kõigil on kõik väga okei. Tähtis see, et me saaksime aru, millal me läheme liiga plussi, ma ei tea, kas selline asi üldse on olemas, aga siis see, et tegelikult see, et märgata, millal sa hakkad ennast ümbritsema selliste inimestega, kes tegelikult su sagedust nagu maha tõmbavad. See on nii õhkõrn see sagedus, et me ei saa sellest ilmtingimata üldse aru. Ja see on nii, Mhm. et siis, kui vaadata numbrite maailmas, siis sinu numbrid nagu kohe automaatselt lähevad miinusesse. sa näed pigem teistes paha kui see, et näha head, sest me ise ju kutsume neid inimesi oma ellu. Mhm. No liigne pluss muutub miinuseks, kui ühest põhimõtteliselt jaa. äärmusest läheb, jah, et tegelikult see keskmine neutraalsuspunkt on õige. Aga olen nüüd sel suvel ka pisi neid numeroloogilisi pakette teinud ja nõustun tõesti, et kõige rohkem on numbreid 12 ja 15 ja 21 ka Mm. on üsna paljudel. Mhm. Et sa tõidki välja, tegelikult ma järgmisena tahtsingi küsida, et see karma ja siis see varjukülg, et kuidas see omavahel peegeldub. Äkki sellega seoses veel mõned mõtted? Mhm. Karma ja Jung.
ja et sealt numeroloogiliselt tuleb siis sünnikaardist väga ilusti välja siis karma õppetunnid, mis me saame vanematelt ehk siis isa liini pidi ja ema liini pidi. ma isegi näitan praegu sünnikaarti, kes siis nüüd näeb, siis see niimoodi just lähebki. ja tegelikult need karma õppetunnid on ju selleks, et me saaksime aru see miinus, milles me oleme noorena aktiivsemalt olnud, et me pole sellest aru saanud, seepärast et me oleme ikkagi ema ja isa energiates, aga tuletan meelde, me ise valisime need vanemad. Ja ma tean küll, sina, kes sa nüüd esimest korda kuuled, mõtled, mis asja, ei ole nii. Noh, rahune maha natukene, keskendu ja küll sa aru saad sellest. Ja siis see, et seesama Carl Jung räägibki sellest varjupoolest ja see on see koht, kui sa nüüd 40-sena või 50-sena või 30-sena nüüd näed seda oma sünnikaarti ja mõtled, et oo, oli jah kunagi. Et enam ma ei ole selline, ehk siis sa oled tegelikult oma varjuküljest teadlik Carl Jungi siis keeles, ütleme niimoodi. Ja minu keeles siis sa oled oma miinuse lahendanud, sa oled saanud sellest teadlikuks, sa oled, oskad hoida seda, noh, ütleme just selles keskmes, aga see, et nii kui sa langed sinna miinuspoolele, no ütleme, selline üks kõige lihtsam asi on see, no kui on näiteks 17 ema või isa liinis kuskil, see tähendab seda, et keegi vanematest on tahtnud kunagi tulla kuulsaks. ehk siis tänapäeval räägime seda, kui ma näen teie kaarte ja sul on seal 17, siis ma ütlen, et sinu kohustus peaaegu või siis sa oled tulnud siia maa peale selle jaoks, et näidata seda, mida sa oskad, jagada maailmaga, jagada teiste inimestega. ehk siis see sinu oskus võib aidata kedagi. ehk siis sinu suguvõsas on olnud selline inimene, aga ta ei ole seda ära kasutanud, kuigi tema sees on väga palju seda energiat. ja siis sellega seoses on ta hästi selline sapiline, kiuslik ema või isa, emb-kumb. selle karma õppetunniga tuleb sinule automaatselt see ülesanne. Noh, see on ülesanne, on ju, aga see võimalus, see kohustus peaaegu, siis see, et oma andeid näidata välja. Ehk siis see on see sinu karma õppetund. Ja siis, kui sa ütled minule siin videokohtumisel, et no jaa, et noh, et näiteks ma oskan laulda väga hästi, on ju. Noh, ja siis ma ütlen, no mida sa ootad? Mida sa ootad? Mine koorilaulu, mine hakka harjutama seal või kuidagi vaikselt niimoodi. No ei, mis nüüd mina? Miinus, sa ei anna isegi endale võimalust, kuigi sa tead, et sulle täiega meeldib laulda. Mhm. Sa oled rääkinud ka seda, et number 21 on, no see on maailmakaart, et see tähendab seda, et peaks nagu maailma või välismaale minema. aga ma viskan nüüd sellise küsimuse õhku. Äh, kui ma analüüsisin oma venna kaarti, kes tegi enesetapu, siis temal tuli see 21 välja, aga ta elas nõukogude ajal ja ta elas sellistes tingimustes, kus ta ei saanud välismaale minna ega nii-öelda suuremale hulgale ennast näidata. Kas nii-öelda kui sellises ranges režiimis elada, nagu see nõukogude aeg oli ja välismaale ei saa minna, kas ja kuidas see võis selle numbri kaudu teda mõjutada? issand, kui hea küsimus, tead, mul oli täna just mõte, et ma jõuan teha sellise jalutuskäigu video, 21 tahtsin just rääkida. kas sa mäletad ka, millises kolmnurgas see oli, see 21? See oli nii hingemissiooni viimane number Mhm, kui ka töö, mhm. üks tippudest. Tipus veel või? Jah. Vau, okei, vaata, see tähendabki seda, kui me isegi oleme nõukogude aegsed inimesed, on ju, või siis ütleme sinu venna juhtumi puhul, kui see on missioonis, hingemissioonis, siis see tähendab seda, et temal on noh, niinimetatud hing on tulnud siia maa peale midagi ära tegema, siis tema ülesanne oleks olnud siis integreerida välismaa mingit õpet või mingit kogemust siis sinna oma kodumaale, ehk siis siin Eestis. ehk siis võib-olla ta käis siis, mis see on? Noh, ma tahan ütelda Neuvostoliitu, mis on see eesti keele? Nõukogude Liit. Nõukogude Liidus jah, selle sees käis võib-olla, ma ei tea, Kasahstanis või Ukrainas mingi, vaata ikka käidi ju Nõukogude Liidu sees, käidi ju kuskil erinevates riikides, siis selle teise maa mingi õppis võib-olla, ma ei tea, lehmi paremini lüpsma või ma ei tea, midagi mesinikuks või ma ei tea, mida ta seal tegi, seda integreerida siis sinna oma Eestimaale. siis see oli siis tema see ülesanne hingemissioonis, aga kui tal oli veel see ka seal ametite kolmnurgas, siis see viitab sellele just seesama 21 on alati Youtube, TikTok, Facebook, Instagram, aga seda siis ei olnud. siis, mida mina ütlen, on see, et saab ka, kui sa ei taha niimoodi teha, aga tegelikult teate, tänapäeval juba see peaks olema täitsa okei.
siis tema puhul oli ka see, et võõrkeelte kasutamist oma igapäevaelus, ehk siis kui ta emakeel on eesti keel, oli siis, eks ju, siis vene keelt kindlasti ta kasutas. mhm, et ütleme siis niinimetatud, et peaaegu, et ta ei tegi seda. Sõltub, kui mhm, kaugele ta nagu jõudis, et tähtis on alati kas välismaa keele kasutamine, võõrkeele kasutamine või integreerida välismaal midagi õpitut oma kodumaale. Ja kui ta mhm, on ka näiteks selles ametikolmnurgas, see viitab sellele, et suur tõenäosus on, et ta võib töötada mingi aeg teises riigis. mhm. No Aga tema valis siia ellu tulemiseks sutsaka 19 aastat, et ta ei jõudnud suurt midagi. mhm. Aga üks mõte jah, mis mul tekkiski, oli see, et nagu hing ei näinud seda perspektiivi, mis tal tegelikult oleks olemas olnud ja otsustas nii-öelda sutsaka varem lõpetada. ma tahaks, enne kui sa järgmise veel küsid, ma tahtsin veel ütelda, veel väike täiendus. Siis hingemissiooni 21, tead, kui huvitav, paljud kliendid, kes mul on olnud seal, need on need kolm numbrit seal, eks ju. Ja kui viimane on 21, see tähendab seda, et need suurem osa elavad välismaal. Mhm. Nonii. Ja nii, siis ma tooks äkki, kui Jungist juba räägime, ma tooks unenäod ka sisse. Davai. Et kindlasti oled sina ka unes mingisuguseid numbreid näinud. Et kui sa võtad nüüd selle Jungi teema sisse, Nii. siis ütleme inglinumbrid unes. Mm. Et kas nendel on võimsam tähendus või on need nii-öelda mingisugused koodid, mis une ajal meie alateadvust justkui korrastavad ja millele ei peakski tähelepanu pöörama. Okei, nüüd ma kombineerin siis Jungi ja enda arvamust, sellepärast Mhm, et 100% Jungi ma ei tea, kuidas ta seda, tema siis nägi, nii palju ma pole teadlik. kuigi Jungiga ma olen selles osas sama meelt, et siis, kui meie see teadlik mõistus tähendab, et oota, siis kui me läheme magama, siis meil on need plokid kaovad ära, siis jääb ainult alles see meie puhas alateadlikkus või alateadvus, on ju, see liigub hoopis puhastel sagedustel. Ja siis, kas tähele panna, mina mõtlen seda, see on nüüd minu enda versioon. Kui sa päeval niikuinii näed neid numbreid ja sa näed seda näiteks öösel ka, neid inglinumbreid, siis pöörata sellele tähelepanu. Aga kui sa näed näiteks ükskord unes seda ja kuidagi hommikul läheb see meelest ära, see on ainult puhas minu arvamus, siis lihtsalt ongi nii. Aga kui te näete korduvalt ühte ja sama numbrit mitmel erineval ööl näiteks, võib-olla mitte järjestikul, aga ja siis samamoodi te näete neid ka päeval, siis see on fakt, et te peate midagi tegema. Sest nad ei tule niisama. Aga ainukene asi, mida ma palun, ärge hulluks minge. Et siis nüüd, kui tulid veel need inglikaardid välja, onju, noh, me jõuame nendeni, ma mhm, hakkasin otsima, kus see pakk on. mhm, siis ma olen ise olnud seal, teate, enne numeroloogiat ikka täiega, kogu aeg jälle tegin neti lahti, jälle vaatasin, mis see tähendab, mis see tähendab. Aga teate, sellest ei piisa, kui sa vaatad, mida see tähendab, sa pead tegutsema. Sest nii kaua sa näedki neid korduvalt üleöö või niimoodi, et sa näed päriselus, sa näed unenägudes. See tähendab, et sa hakkad toimetama. jah, ja ma lisaksin siia juurde võib-olla selle ka, et oleneb muidugi ka sellest alati, kui sügavalt see unenägu meelde jääb. Mm. Et tavaliselt ma lasen ka mööda, aga ükskord ma nägin unes, et mulle ulatati võti, mille peal oli number 116. 1 pluss 6 võrdub 8 ja see oli nii-öelda vahetult enne seda, kui ma töökohta hakkasin vahetama. nii et noh, rahanumber nagu muutus. Issand, 116 puhul ma veel ütleksin ka, et ole hästi enesekindel, astu see samm ja vaata see kuus seal lõpuks ütleb see, et enesehinnang tõuseb peale seda. Mhm. Et kui sa hakkad sammuma, väga paljud näevad näiteks ühtesid hästi palju või ühte või 10 või mingit muud asja. see tähendab puhtalt seda, et hakka tegema, tee see esimene samm ära mm.. Kuigi vahel mul on selline tunne, et eestlased, ma ei tea, kas soomlased ka, aga eestlased on selles mõttes nagu numbrite usku, et neid autosid, millel ongi sellised numbrid nagu 111, 777, neid ongi vist registris rohkem, et sellepärast nad jäävad ka silma. võib-olla ma elan nii väikses kohas, et ma ei näegi teisi autosid. Mhm. Nii, aga
nüüd ma lasen sul jälle pikemalt rääkida, et võta mingisugune mõte Jungilt või mingi teooria jupikene, mis on nagu viimasel ajal sind kõige-kõige rohkem kõnetanud, et mida sa meiega jagada tahaksid. mm. -hmm. väga hea, väga hea, ma tahan väga jagada sellist asja, et see, mida ma ise ka olen praktiseerinud, aga mitte siis nii teadlikult, ehk siis eemaldage enda elust ära müra, üleliigne müra. ja müra all ma mõtlen siis sõna otseses mõttes seda, mitte ainult nagu televiisor ja scroll imised, need ju iseenesestmõistetavalt, aga see müra, et vaadake puhtalt selle hästi nagu reaalselt sellele, kes on teie kõige lahedamal olevad 5 inimest. kas on siis ema, isa, lapsed, mida iganes, vaadake neid sellise natuke teistsuguse pilguga, natukene kõrvalt. vaadake, mis on teie sellised igapäevased vestlused, millest te räägite. noh, igalühel omad. ja see, et ärge kartke olla üksi oma mõtetega. et see on mulle nii hingelähedane, see on see, mida ma praegu väga aktiivselt ka elukaaslasega noh, arutame, seepärast et see, et üksi olla, ei ole mingi patt. ei pea kogu aeg täitma seda, kas telefoni helistamisega, mingi asjale vastamisega, lihtsalt see, et olge üksi. ma tean väga paljud teist praegu, kes kuulate, te võitegi öelda, et aga ma olengi, mulle täitsa meeldib üksi. okei, meeldib ja mulle ka meeldib. aga kui palju sa kuulad, mida see sinu alateadvus ütleb sinule siinkohas, et hakka tegema? üksi olemisega on see asi, et no mis mina olen praegu endal kogenud, on see, et ma teen mingit, no mis ma kitkusin kartulit näiteks, kartulivagusid, olin üksi, käed teevad tööd, no mõistus puhkab, onju, ja siis hakkab alateadvus minuga rääkima. ja näiteks kui värvin või teen midagi sellist, mulle väga meeldib füüsilist asja teha, see ongi see ka, et sa ei pea olema nagu lihtsalt niimoodi, et okei, no 5 minutit olin üksi, ma ei tea, palju veel, 10 minutit peaks üksi olema. no saad aru, see ei tähenda seda, see tähendab ju täiega vabaks. ja hakake kuulama, mida see alateadvus sulle ütleb ja teate, ta hakkab sellist juttu rääkima, vot siis sul hakkabki natukene õudne. no minu puhul on olnud viimasel ajal selline asi. tee see teenus. päriselt või? noh, siis ma teen midagi edasi, ma mõtlen, et ah, see oli niisama uitmõte, vaata. siis tuleb teinekord tuleb veel see asi, et tee see asi või siis räägi sellel teemal teile siis videosse. ja siis ma mõtlen, ah, ma ei tea, see on nagu liiga selline creepy, et äkki mõned ei saa aru ja see tuleb uuesti mulle. ma olen teinud midagi muud, ta jälle tuleb, ütleb, et tee see. ja peale seda, kui ma selle teile ära teen seal numbrite keele kanalil või siis panen selle teenuse, see räigelt hirmutab mind. aga ma saangi aru, et ma pean tegema seda, mida rahus olles, mis info mulle siia tuleb. ja see on see asi, mida nüüd viimasel ajal ma olen väga aktiivne olnud, et see, et lihtsalt ollagi. ma avastasin, teate, et mulle enne meeldis väga see, kes on see kell, mis annab vaata sõnumeid läbi, kõik asju. ma ei tea, Nutikell. nutikell, aitäh. ja liiga kaua olen Soomes olnud, mul ei tule mingid sõnad meelde. siis ma sain aru, et issand jumal, see automaatselt jäi mul ära, ma enam ei laadinud teda ja ma mõtlen, et issand, kui rahulik mul on olla. enne oli nii kihvt vaadata, et ohoh, mul on 2000 sammu veel puudu, vaata, et päeva ring ära saaks tehtud no,. ma naeran sellepärast, et minul see kell seisab ka juba 3. kuud kapi peal. aga vaata, peaaegu samamoodi, mõtlesin just jah, elukaaslasele eile, et issand, kui naljakas, et kell seisab seal riiuli peal just siin vastas, et ma pole seda üldse laadinudki. ja vaata, elu nagu on muutunud hoopis teistsuguseks. sest enne oli kogu aeg selline paaniline ärevus, oo, keegi saadab sõnumi oh,, keegi helistab, kus mu telefon on, ma pean kohe vastama. üldse ei pea. ja just see asi, et hakake kuulama, hakake tegutsema nii, nagu see rahus olles see signaal siin sees ütleb. ma kujutan ette, et sina, Rutt, nüüd, ma olen sul täna külaline. kuidas tuli see sinul, no nüüd ma küsin küll nagu tagasi palliga, aga näiteks see Youtube'i kanali tegemine. et kas ainuüksi sellest, et sa tahtsid kellegi moodi olla või see, et sul hakkas sisehääl hakkas siin tugevalt rääkima sinuga? ma ei ole kunagi kellegi moodi tahtnud olla, sest see ei ole võimalik, aga just nimelt see sisehääl ja ongi nii, kõige aktiivsem ongi ta siis, kui ma magan unenägudes ja teine koht ongi täpselt siis, et kui ma looduses jalutan ja mitte midagi ei mõtle. ja no siis tuleb see, et
et tuleb see mõte ja siis noh, nagu sinulgi esimene reaktsioon, et noh, mida hullu, on ju. Mhm. Et noh, kui me pärast kaartideni jõuame, siis mul see kaarti saamise lugu oli ka niimoodi, et tegelikult ideest teostuseni, kui kaardid trükikotta jõudsid, läks nädal aega eelmisel suvel. Et tuli mõte, küsisin Marise käest ja noh, 3 päevaga olid mul need asjad valmis ja nädala pärast trükikojas ja noh, see ongi nagu ma siin enne vestluses ka ütlesin, et ega mõtlemiseks sel aastal aega ei ole, et analüüsida ja mõelda aega ei ole, et kui tuleb, et siis tuleb nii-öelda usaldada ja minna. ja, ja tegelikult noh, poole peal ma olen küll mõelnud nüüd, mida hullu ma teen, Mhm. aga noh, nüüd ei ole enam aeg järele jätta, nüüd on juba inimesed, kes suhtlevad ja see on nii lahe, ma ei ole ühelgi suvel nii paljude erinevate inimestega suhelnud ja ma ei ole nii palju saanud üksi iseenda oma mõtetega olla. See on nii paradoksaalne, aga nii see on. Mhm. vot sa nüüd selles suhtes isegi peegeldasid ka seda minu elu, et siis, kui ma sain sellest aru, et üksi olles, see ei tähenda seda, et mul pole kõrval kedagi, lihtsalt see, et sa lubad endal mõelda ja anda neid võimalusi välja pakkuda, on ka see minu kaardipakk tulnud, eks ju, on tulnud need mingid teenused, mida ma tohutult kartsin, et oli isegi see, et ma väga loodan, et keegi ei telliks seda teenust. Siis ma Mm. mäletan, kui ma sain selle koduleheküljele, siis kodulehe tegija, siis minu inglik Mirel ütles, et no nii, teenused on välja pandud, ma mõtlen, okei. Ja siis kui keegi, siis esimene, ma ei mäletagi, kes esimene oli ja nüüd see on minu igapäevane töö. nüüd ma teengi, need on needsamad videokohtumised on ju, mis on seal tund-poolteist. mul räigelt meeldib neid teha. Ja siis vaata, see ongi see, et usalda, need kaardipakid samamoodi on ju minu esimesed kaardipakid, see teine idee tuli nii kiiresti, ma olin puhkamas elukaaslasega, ma ütlesin, et issand, mul tuli praegu mõte. ja kohe Mhm. hakkasin tegema seda nagu nii kiiresti, no nüüd on kujundamisel, aga me ka jõuame sinna. ja siis, ja muidugi on see, et vaata, kui sa otsustad, hakkad tegema, siis tulevad kõik õiged inimesed. see Maris, kellest sina räägid, on ju, Maris on ka minu elus. Maris on üldse tornaado, et nii kui ainuüksi ütled oma mõtte ja see on juba trükikojas praktiliselt. ja tal on hästi tore see, et ta mõtleb 30 sammu ette ja siis on endal nagu hästi turvaline. jaa, täpselt nii. Nonii. Mhm. nii, ma mõtlen, et äkki hakkame nüüd Jungiga tasapisi kokku tõmbama, et võib-olla võtta see viimane sõnum, et miks võiksid inimesed Jungi teooriatega tutvuda ja äkki sul on ka mingisuguseid allikaid, et ma küsin enne tegelikult seda ka, kas sa seda isiksuse testi Jungi oma oled teinud ja kuidas see sinuga resoneerus? ei ole, kui sul on venekeelset versiooni, siis sa võid mulle saata, ma teen hea meelega. See peaks isegi veebis olema eesti keeles olemas. aa, no vot, kui sa saad, siis saada minule link või siia alla kasvõi panna siia video alla. ma Noh, arvan, mul endal on selle kaardiga nagu selline kaartidega lausa olemas, aga see on veebis ka olemas. Et minuga väga resoneerus, et oleks huvitav teada, kuidas sinuga. no näed, jään vastuse võlgu, ega ma ka kõike ei tea, aga väga uudishimulikuks tegi igastahes see, et ma loodan, et ma saan sinu käest infot selle Mhm, kohta ja siis jagad siia video alla ka, kes mhm, veel tahab. aga kokkuvõttes on see, et mina arvan, et nüüd mina Jungiga lahku ei lähe. et nüüd Jung on olnud mu elus ja läinud mu elust ja tulnud tagasi, seepärast et mina nüüd näen seda, et ma väga palju hakkan ühendama Jungi ja just numeroloogiat ja siis ka need, mu kanalil on see, mis need on, liikmelisus, eks ju, klubi liikmed, siis nendele ma hakkan ka mingi aeg rohkem andma seda Jungi juttu sinna, et millele veel tähelepanu pöörata. teate, Jung selles suhtes, ma soovitan kõigil kuulata, kui sa oskad vene keelt, vene keeles on väga palju materjali ja inglise keeles ma arvan, et on metsikult materjali. Eesti keeles ma arvan ka, kuigivõrd on, sest Jungi hästi palju ühendatakse nartsissismiga, sest tegelikult Jungi selline üks põhi selline asi, milles sa saad hästi selgusele, on see nartsissism. ja ta ei, jah, vaat see on see, millest me pidime rääkima, aga mis oleks äärepealt meelest ära läinud, et nartsissism, Jung ja numbrid, et aa, äkki sellest ka natuke räägida. no vot, näed, ega kõike pole meeles, on ju, mida me rääkisime. jah, ja aga tegelikult noh, ongi see, et miks ma üldse Jungi juurde kunagi jõudsin seal, ütleme enne,
siis siin ikka, ma ei mäleta, mitu aastat tagasi, aga miks ta on tulnud ja läinud, siis ma olen olnud ümbritsetud, muidugi ise olen kutsunud need inimesed, eks ju, nartsissistid. ja see, et teate, ärge nüüd arvake, et mina et mina olen parem kui teine, mitte seda. lihtsalt see, et meis kõigis on seda ja Jung üldse seda ei vähenda, aga lihtsalt see, et kellel on see aktiivsem, millises vormis ja kõik muud asjad ja see on ju ka see asi, mida mina nüüd numeroloogias sünnikaartides tahan aru saada, mis number konkreetselt viitab sellele, et tal on suur tõenäosus olla nagu miinus poole peal, ehk siis see natsismi joon on väga aktiivne. ja ma olen juba 3 numbrit läbi hammustanud. 2 nendest on ka mul olemas, vot, ja ühte ei ole. No ma võin ütelda selles suhtes, no ma Mhm. tean, et paljudel on analüüsid olemas juba, need sünnikaardid. vaadake, kui teil on näiteks 11 number olemas, 17, 14, tegelikult on veel üks 19. Noh, neid numbreid on veel, Mhm. aga vaadake, ükskõik kus kohas nad sünnikaardis teil ka ei oleks. Ja kui teil on neid rohkem, siis see viitab sellele, kui te olete miinuspoole peal. Te tajute ära ka, sest vaata, on koolis näiteks mingi situatsioon, kus sa peadki olema natuke karmim ja vaata, kuidas sa reageerid. Noh, Mhm. on palju, aga just see asi ja mulle väga meeldib just selle puhul, et see Jung annab justkui nagu nende oma õpetustega seda, et sinuga on kõik korras. see, et sa oled olnud ümbritsetud mingi aeg nende inimestega, nad on tulnud esiteks sulle õpetama midagi. samas on see, et vaadata, mida sina endas vähendad. miks sa nagu teed niimoodi? no kõige lihtsam asi on see, mida me võime vabandada, on see, et me oleme siin peaaegu et kõik Nõukogude Liidu aegsed inimesed, on ju. Me pidime kogu aeg kellegi teiste unistusi täitma, kogu aeg ütlema jaa, mitte ei, oma arvamust meil ei olnud ja see on normaalne, et me oleme seotud nendega oma suhetes, kas oma töösuhetes, oma sõpruskondades või nii edasi. nii et meiega on kõik okidoki. Mhm. mida sina arvad, kas need, kes on sinna miinuspoolele läinud, on nagu teadlikult valinud sellise elukogemuse või on nii-öelda poole pealt õppetunni eest nii-öelda või õppetunnist kõrvale kaldunud? et võib-olla ongi hingemissiooniks mõnikord ka seda negatiivset olekut kogeda. jaa, väga hea küsimus. ma küsin veel praegu, kas kolin tuleb läbi, kuuled mingit kolinat praegu või ei kuule? ei kuule. super, sest praegu on väga tugev kolin mul kõrval. Siis vot, mis ma mõtlen, ma ei mäleta, kas ma ütlesin nendest, mainisin ühe numbri ära ka 14. Mhm. mainisin ära või? ja. ja ma olen nüüd aru saanud niimoodi, kui on hingemissioonis 11 ja 14. no nüüd ma räägin teile väga palju saladusi juba välja, sest ma olen verivärskelt nüüd siin uuringuid teinud endal ja kui ikkagi inimene on miinuses, siis mul on selline tunne, et hing on tulnud kogema just seda miinuspooles olemist. aga kui neid numbreid ei ole seal hingemissioonis, siis kui see on sünnikaardis, siis on just need kohad, et kus me aeg-ajalt lihtsalt lähme miinusesse ja meil on võimalus sealt välja ronida. aga teate, kui hingemissioonis on seesama number 11 või 14 ja see inimene on just nagu ääre peal, aga kaldub kogu aeg sinna negatiivsesse, siis kõigil on võimalik härgata, kõigil on võimalik. mina nimetan ärkamiseks, ma nüüd siin ka kodus elukaaslasega, meil on see hästi aktiivne praegu, et selline nagu pimedus ja valgus, me räägime selles keeles. ja siin on nii huvitav jälgida, et ma olen olnud seal pimeduses, ma olen olnud mitmeid kordi pimeduses, ma olen justkui ärganud aeg-ajalt ja siis ma olen jälle sinna auku läinud ja ma olen nagu mõelnud, mina hästi palju analüüsin iseennast, miks ma olen siis mingil hetkel taas tagasi läinud ja just see, et iseendaga koos olles sa leiad hästi palju vastuseid ja siis see, et numeroloogiliselt noh, mu lähedastel on teatud lähedastel ka need numbrid seal hingemissioonis, see 11 ja 14 ja ma olen aru saanud, et on keegi, kes ongi tulnud siia väga narcissistlikult ja las ta olla. Mhm. tuleb aru saada, et anna tal olla. meie teha ei ole neid parandada. sellega sa viskad ju õli tulle kogu aeg. aga on teatud inimesed, kes justkui kuulavad sind, on just hästi avatud. nagu Maia Kaate välja taga ütles niimoodi, et Merike, sa ei saa aidata inimesi, kes ei ole valmis aitama iseennast. ja kui nad ei ole sult küsinud, see on see kasvukoht, kus tohi mina üldse olen nina praegu. toppida. Ah, et siis ei tohi üldse nina sinna toppida, kui ei ole küsitud. see on minu koht, sellepärast et ma olen hästi selline. tahad, ma näitan? siis ma ütlen
issand, rahune maha, mida sa siin näitad, mine lihtsalt vaata pilvi. No iseendaga räägin niimoodi, et Mhm. rahune maha, mine lihtsalt eemale. Ja. Mhm. ma ei tea, kas ma läksin äkki kontekstist välja, aga no enam-vähem vist ei, püsis. tegelikult sa vastasid väga hästi sellele küsimusele, ma olen ka täiesti sellega nõus, et igal inimesel on oma kogemus ja minu asi ei ole tema kogemust ära rikkuda. Mm. väga hästi ütlesid, sest tead, kui kihvt on see lugu, et kuidas no pigem siis mulle nagu tuttavad inimesed, kes ütlevad, Merike, kuidas see on niimoodi, et mu laps üldse ei kuula. nagu täiega läheb mööda, nagu ma olen teinud, saad aru, need on need, eriti kui laps on juba 25, 30 on ju ja ema on täiega mures. ma ütlen kogu aeg, astu samm kõrvale. see ei ole sinu teha oli ta sünnitada siia, läbi sinu ta tuli siia füüsilisse kehasse, aga tema hing tuli läbi selle keha midagi nagu kogema. no muidugi see tundub raketiteadus, kui ma niimoodi räägin, eks ju, sest väga suur osa inimesi ei saa üldse aru, mis jutt see on. Õnneks neid ei ole meie kanalitel siin rutt. Ja, aga saad aru, kes vähegi saab sellest aru, siis ta mõtleb, et okei, mul on nii raske. ma ütlen, jaa, mul oli ka raske. mul on ka teatud inimestega väga raske, eriti lähisugulastega. ma lihtsalt astun sammu kõrvale. ja kõige rohkem, mida mina harrastan, mis ei ole võib-olla hea, ma lihtsalt blokeerin selle inimese ära oma telefonist. kõik kanalid lihtsalt võtan ära. seepärast, et see ei ole võib-olla õige, aga ma ei oska paremini ennast kaitsta. seepärast, et kui ma tunnen, et mind ajab kas närvi või ma erutun või ma hakkan nutma, siis järelikult siin on mingi asi, millest ma pean lihtsalt eemalduma. me ei hüppa ju jaanitulle keskele sinna ja ei naudi sellist tule nagu ohtu seal, eks ju. me lihtsalt läheme eemale, kui on väga kuum. siis ma ise mõtlen, et aeg-ajalt ma olen teinud oma lähisugulastega ka nii, et kas aasta või kaks. ja siis lihtsalt võtan plokid maha ja ma lihtsalt vaatan, mis siis toimub, sest tavaliselt nad unustavad mu ära, seepärast et ma olen igav. aga noh, selline käitumine vist on natuke seitsmetele omane. jaa, ma on. tundsin ennast ära. Siis okei, väga hea, seepärast et tead, tegelikult siis ma rutitlen salatiskattele, et see on meie üks tugevam, mitte tugev, aga see on üks miinustest meil. aga ma ei jah. oska paremini ennast kaitsta, sest ma tean, et ma armastusega teen seda, mitte vihaga. aga noh, minu kogemus on see, et tegelikult võivad sellel väga positiivsed tagajärjed olla. Mm. et mõnikord ongi vaja seda ruumi endale tekitada, et endal see kasv saaks tulla. ja noh, minul on hästi positiivne kogemus, kuidas inimesega, kelle elust ma lihtsalt astusin välja, blokeerisin ära. noh, peaaegu 20 aastat hiljem saime kokku, tema oli kasvanud tänu sellele õppetunnile, mina olin kasvanud ja ma tänasin teda südamest, et tema hing mulle selle õppetunni andis, et ma ennast kehtestasin. ja see oli väga ilus. issand, jaa, see on nii huvitav. Mm -hmm. mul on täpselt samasugune case peaaegu et käinud. nii, aga nüüd on mul siin terve hulk oma kanali vaatajate küsimusi ahah. ja alustame siis sellest, et siin üks vaataja mul küsis, et kuidas näeb välja sinu täiesti tavaline päev, et mida teeb Merike, kui tal on täiesti tavaline päev? jaa, vot see on nii huvitav, okei. teeme nii, et ma siis vastan sellele oma arusaama järgi, mis on minu tavaline päev. tavaline päev on see, et kui ma ärkan viimasel ajal või tegelikult juba paar aastat on see juhtunud mingisugune 5 paiku, siis ma ei näpi mitte midagi, ei näpi selles suhtes telefoni ega mitte midagi, ma lihtsalt olen ja ma proovin analüüsida seda, kui mul tuleb meelde siis oma unenägusid, aga see kestab mingi 2-3 minutit. siis ma hästi üksipulk juba hakkan rääkima, see esimene asi, mis mulle meeldib, on külma vett näo peale panna, siis ma lasen niimoodi, et ma ärkan kähku ülesse ja siis ma teen need päevaanalüüsid, mis ma panen sinna Youtube'i kanalile, Facebooki ja siis ma räägin numeroloogina ja siis mulle meeldib eriti see koht, kus ma nüüd elan, on see, et kui ma olen need analüüsid, asjad ära teinud, siis ma teen endale kohvi, ma joon lihtsalt nüüd kohvi võitükiga ja panen piima sinna tirtsu peale. ja siis ma lähen kõnnin paljajalu. no nüüd me oleme ikka suvel siin olnud, on ju, esimest korda, siis ma kõnnin paljajalu ilma ka telefonita, ma panen telefoni siis kohe ära ja siis jalutan ja siis peale seda, kui ma saan, kui ma olen rahus ära olnud iseendaga, kuulanud, vaadanud järve või siis olen lihtsalt kõndinud ja vaadanud metsa, siis muidugi mul tuleb ju kohe videomõtteid pähe, siis kas ma teen teile videot või siis on see, et hakkame askeldama siin, siis kui elukaaslane ärkab, siis ma olen mingi aeg täiesti nagu action'is, mina nimetan seda action'iks ja siis ma ütlen alati elukaaslasele, et okei, tund-poolteist oleme nagu koos. noh, hommikusöök, kõik nõud, värgid, särgid ja siis laiali ja siis ma hakkan tegema analüüse, värke-särke ja
ja teatud siis õhtuti on ka, tegelikult ma olen tohutu töörobot. ma ei oska midagi, lõpp ei ole ilus. lõpp ei ole nii ilus kui hommik on ausalt öeldes, seepärast et lõpp on niimoodi, et elukaaslane juba ammu põõnab ja siis mina veel, siis ma näpin telefoni ja vastan mingitele sõnumitele ja siis ma jään lihtsalt põmm magama ja ma jään kohe magama. nii kui ma kõik asjad ära lõpetan ja mul ei ole selliseid meditatsioone või visualiseerimisi, seepärast et mulle meeldis hullult see Eva Lepiku lähenemine ja ma täiesti samastusin temaga. siis mul piisab sellest, et saad aru, ma kogu aeg praktiliselt elan seda elu, mida ma tahangi elada väikeste trükivigadega aeg-ajalt, aga siis ma lihtsalt naeran selle peale, et pole hullu. aga mul kogu aeg on mingisugune nagu ma elan sellist, ma juba olen, nii nagu Eva Lepik ütles, et ta on. siis see tundus natuke segane, aga ma lihtsalt olengi. ja mul meeldibki see. nüüd vist läks segaseks, aga teate, mulle tohutult meeldib elada, ma ei teadnud, ma arvan, et 15-aastasena ma niimoodi ei arvanud, kui ma nüüd arvan praegu. ja nüüd, kui need, kes on siin 45+ ütlevad, et elu siis alles hakkab, siis ma olen täiesti nagu nõus, ma mõtlen, et kui nüüd alles hakkas, mis nüüd veel nagu võimalik on, et selles ma olen hästi uudishimulik. Natukene üks isiklik küsimus siis ka juurde, et kuidas sinu elukaaslane suhtub sellesse, et nii harva sinuga saab nagu päriselt koos olla, et sul nii palju tegevusi on, et kas ta ennast natuke hüljatuna ei tunne? jaa, see on väga hea küsimus, selles suhtes, meil on nüüd 2,5 aastat selja taga ja meil on hästi teravalt nüüd olnud 2 nädalat mitte teravalt, aga selles suhtes, et noh, suud puhtaks nädalad on nüüd olnud. ma räägin seda hea meelega, sellepärast et teie, kes te olete Numbrite Keele kanalil nüüd ka kuulanud neid prognoose ja asju, siis hetkel ongi see aeg, nautige seda aega, enda kehtestamist läbi armastuse, austuse iseenda vastu ja oma lähedase vastu. ehk siis see ei tähenda seda, et keegi teeb nagu teist maha, vaid lihtsalt, et kõik saaksid aru oma rollidest kooselus. ma ei tea, ma loodan, et kõlas viisakalt, jah. sest meil ei ole üksteise mahategemine, see ei ole meie prioriteet. sest ta on öelnud, tema jaoks üldse, ta on soomlane ja tema jaoks see numeroloogia on üldse olnud üks mingi utoopia, ta pole ta ei saanud aru tegelikult mingi kas pool aastat nüüd tagasi ta sai nüüd aru, et see on ikkagi töö, mida ma teen ja see, et inimesed ikkagi kasvavad kogu aeg seal kanalite määr, see inimeste määr nagu kasvab ja siis ta nüüd on alles hakanud aru saama ja see, et ma talle kogu aeg räägingi, et see ongi minu see numeroloogia elu, et sina lihtsalt nokitse oma asju et ära tule siia. ja siis sõna otseses mõttes täna ka ütlesin, et noh, ma võin isiklikult seda rääkida, sest täna oli hästi nagu selline, me lähme nüüd sinna kuidas peakaupungi seudule, ehk siis me läheme Helsingile taas nüüd lähemale. oktoobrikuust me läheme sinnapoole, siis ma ütlesin, siis ma lähen lähemale eestlastele ja ma hea meelega tulen vestlusõhtutele sinna ja siis ma ütlesin, et mina võin näiteks mingisugusel perioodil teise nädal aega olla siin, kus me praegu elame. ja siis ta ütles, kuidas me niimoodi saame, ma ütlesin, mina saan. ära sega. ja niimoodi me kasvame selles suhtes, et ma arvan, et seda väga paljud oma suhetes käivad läbi. ja teate, kui huvitav see, et kui nüüd isiklikult veel natuke seda suuremaks teha, on see, et ma ju numeroloogiliselt tean oma elukaaslase nii plusse kui miinuseid ja see, kus kohas temale mingisugune asi ei tule nagu kohale. ja ma tean, kuidas seda nagu talle ilusti selgeks teha. ja samamoodi mina tean, kuidas minu mõistus ei võta tema numbrite arusaama vastu. ma loodan, et te saate aru, selle jaoks mulle megalt meeldib numeroloogia, sest tema on 13, mina olen 16, meil on väga palju sarnast. kui sa Rutt kohe mõtled tarokaarte, on ju, siis on surm ja torn, väga palju sarnast on, aga ka erinevust on siin sees. ja siis ma annan aega. mõistan väga hästi, sest ma korra vist ka ütlesin, et mina olen 7 ja minu abikaasa 31. sündinud, et küll peegelpildis, aga number kokku annab sama. et mul on lihtsalt sellega vedanud, et meil mõlemil on 7 ja 9 ehk mõlemad oleme üsna eraklikud ja meile nagu täitsa isegi sobib see, et märkmikusse vahel kirja panna, et mis on siis nii-öelda jutuajamistund. no meil ei ole. meil on just vastupidi, mu elukaaslane tahab väga palju jutustada kogu aeg ja siis kuna ta nüüd kogu aeg läheb valguse poole, siis ma ei luba tal enam selles energias olla, kus ta kogu aeg jutustas. ma ei lubagi teadlikult, ma ütlen, et nüüd kõik ärkavad, kas sa ärkad minuga koos või nüüd ta üritab ärgata siin kogu aeg.
aga siit ongi hea vahele napsata üks minu küsimus ka, et kindlasti on sinu ümber ka lähedasi inimesi, kes ei kavatsegi ärgata. Et kuidas sul nendega suhtlemine läheb? Tead, kui huvitav? ohoh. Ja tead, selliseid ärkajaid, nad on nagu poole peal ärkajad, kuidas ma ütlen. Mhm. Tahtsin kohe joonistada praegu, seepärast et see oli väga aktuaalne minu mentorlusprogrammi sellised lõpuvestlused just õpetajaga. Ja ma saan aru, et vaadake see, kui ma teen, ütlen vahepeal sellist asja, et ma tahaks niimoodi võtta siit kinni ja raputada, et kas te kurjamid ei saa aru, et siin elus on nii palju võimalusi, kui te natukenegi annaksite endale võimalust näha natukene sinna müüri taha. Sest ma olen olnud seal müüri taga, kus on ees takistus, aga kui te natukene vaataksite takistuste taha, kui palju on seal võimalusi. Ma ei oska seda paremini ütelda, need inimesed, siis minu just lähedastest räägin. Need ei ole mu pojad, mu pojad on kasvanud minu mõttemaailm, mu mõttemaailm on alati olnud teistsugune, nii et nendel on nagu hästi läinud ja nendest on tulnud ka mulle aeg-ajalt mentorid, siis kui mina natukene jälle lähen sinna müüri taha, natuke pimedusse, ütleme niimoodi, siis nad äratavad mind üles, et Ems, kõik on hästi, vaata, mis asja, davai, tšillime. et aga vot lähedastega, lähisugulastega on küll niimoodi, et ma lähen nii hoogu, ma lähen nii hoogu, kui ma näen, et ta juba on ärkamas. Siis mul on selline tunne, et vaata, kui ma annan nüüd oma käe, ma ei oska seda paremini ütelda, et nüüd on ainult üks hüpe nagu. Davai, üks hüpe ja tead, siin on kõik võimalused meil. No nii nagu Rutt, me näeme juba võimalusi, on ju, üks asi rullib teise lahti kogu aeg, saad aru, ja mõtled, et issand jumal, kuidas see võimalik on. aga vot siis nende lähedastega ja siis, kui ma saan aru, et ta nagu tahab ja ta ei tule ka, siis ma saan aru, et ma lasen käe lahti, sest ta teab, et mu käsi on alati olemas. Sest ma olen teinud oma lähedastele nüüd sellise huvitava asja nagu Whatsappi grupi. Sinna kuuluvad ainult mu väga lähedased lähisugulased ja sinna ma jagan oma venekeelset materjali, mida ma kuulan. Ja sinna on tulnud nüüd üks minu Youtube'i jälgija, kes on mulle ka niinimetatud väga lähedale tulnud. Ja ma tahaks väga paljusid tuua valgusesse, lisaks sellele, mida ma numbrite keelel jagan. Sest mina saan aru oma missioonist, nüüd ma lähen juba väga isiklikuks, sest see on nii aktuaalne mul olnud 3 päeva siin. Ma olen see inimene, kes on iseennast üksi saanud sinna, no kui me räägime 3D ja 5D, siis ma olen seal keskel ja mina olen see silla peal, kes aitab üle inimesi. aga ma olen iseendaga saanud, see on mingi 18 aastat tööd iseendaga. Ja ma näen, et on palju inimesi, kes tahaksid ka üle silla tulla. Ma ei oska paremini seda nagu teile ütelda, aga ma ise ka ju kõike ei tea. aga ma tean, et seal silla teisel pool on kihvt. Ja seal vanas silla teises otsas, kus ma olen juba olnud, ehk siis see tähendab, et ma olen pimeduses iseendaga olnud. Ma aeg-ajalt hüppan sinna ja sinna pimedusse ja siis mul on hirmus ja siis mul tulevad vastikud mõtted pähe ja ma saan aru, et ma pean tagasi minema sinna, kus mul oli hea. ehk siis teate, kus mul hea on siis, kui ma võtan müra ära ja olen üksi. Siis ma saan aru, et Merike, ärka ülesse. See tundub võib-olla kummaline, aga see on siis, kui ma chillin oma numbritega, vaatan klientide numbreid, siis ma olen seal omas maailmas ja aeg-ajalt siis käin läbi, mu elukaaslane vahest on šokeerunud ka. No vot, see on ka minu igapäevane elu, kuidas näeb välja. Siis, kui ma teen kliendi, töötlen läbi, siis hetkel on nii hea võimalus, ma paljajalu kõnnin üksi peale seda, maandan energiaid ja siis ta on mulle öelnud ka, et siis, kui su klient, nagu kliendi töö lõpeb, siis mingi aeg mul on natukene isegi ebamugav, sest ma ei tea, kas sinuga saab rääkida või mitte. ma ütlesin, minuga tavaliselt ei ole rääkida vähemalt 10 minutit peale seda, kui ma kliendi olen ära teinud, siis ma maandan täiega. Sest ma tahan saada sellest, ma lähen nii tohutult energiasse nagu sisse. issand, ma rääkisin segamini juttu, aga ma loodan, et te saite aru, mida ma räägin. Mina vähemalt sain ja ma võtan selle kokku nii, et kui sina oled sillavaht, siis mina olen majakavaht. Et ma plingin ka seal vahepeal. Jaa, sest teate, ega mina ei teadnudki, et ma sillavaht olen, sellepärast et Kati Tormi koolitusel, kus ma nüüd mentoriks sain jah, siis Kati Torim võttis selle minu rolli siin maapalli peal niimoodi oma mentorluse pilgu läbi või mentori pilgu läbi, ütles, et mina olen alati siis see, kes aitab inimesi üle silla. aga numeroloogiliselt ma tean, mis mu ülesanne on.
kuule, aga siis me oleme täitsa sellised kõrgema missiooniga. aga see ei tähenda, et me oleme nagu tohutult sellised nagu täiuslikud, sest meil Rutiga on just ka omad väiksed pimepooled. Mhm. nii, järgmine küsimus oli seotud sellega, et kas Merikesel on ai assistent või kuidas ta genereerib päevasõnumeid, et kas käsitsi või ai abiga? see on väga hea küsimus ja seda ma ütlen täiesti ausalt välja, et ma olen käinud Kati Torimi kahel ai koolitusel ja soovitan kõigile. sellepärast, et minu teadmised tulevad sealt vene koolkonnast, aga kui mina hakkaksin arvutama ise mehaaniliselt välja need päevaasjad kõik, siis teate, issanda päike oleks looja. pluss lisaks veel klientidega tegelemine. sest alguses, kui ma üldse alustasin, ma võtsin kõik asjad sealt koolimaterjalidest, mida meile saadetakse ka iga päev, need asjad tõlkisin ise siis need vene keelest eesti keelde. ja siis nüüd, kui ma käisin Kati koolitusel, siis ma tegin iseendale, mina ütlen selleks oma isikliku roboti. Ja ma ehitasin ta ise üles oma koolimaterjalide pealt. eks see on täiesti assistent, on siis selle nimi. aga ta ei tule sealt nagu meie tavapärast, me teeme selle uue akna ja küsime tema käest mingeid asju, ta ei tule sealt. Mhm. see on täiesti välja töötatud, ma olen talle andnud siis materjalideks kõik see koolimaterjal, mida mina olen õppinud. ma arvan, ta on targem, hulga targem kui mina. Jah, see on suurepärane abiline, ma olen avastanud sellise funktsiooni, et ta on väga hea sekretär. et mulle väga meeldib, et kui ma analüüsi teen, et ma panen nii-öelda mikrofoni tööle ja siis ma räägin nagu oma mõtted ära. vaatan siit raamatust, sealt vihikust ja siis ma ütlen, et trüki see nüüd tekstiks ja Mhm. siis ma loen üle, et siis ma ei pea nagu ise trükkima ja kirjutama, vaid mul see tekst on kohe olemas. et see on väga hea võimalus. et noh, varem chatil ei olnud seda võimalust või niimoodi, et nii kui noh, hingetõmbed pausi tegid, et nii kohe hakkas vastu kirjutama, aga nüüd saab panna niimoodi, et sa räägid pikalt, kasvõi 10 minutit järjest ja Mm. siis tema võtab välja kõik need häälikud ja ohkimised ja ähkimised vahepeal ja paneb teksti kirja. vot seda ma veel ei ole kasutanud ja, aga seda ma soovitan, see on hästi mugav. ja sest see chat on väga hea asi, seepärast et on mõndasid asju, mida ma ei tea. ja noh, siit ka näiteks sellest samast see robot, no mina ütlen roboti kohta, et oma Mhm. roboti siis numeroloogia roboti tegin. ma ei ole teda veel nii täiuslikuks valmis teinud, ma lihtsalt, mul ei ole aega teda täiustada, aga näiteks see, kui ma teen analüüse, me koolis saime mingi teatud ports karmasõlmesid, mida siis ma alati võtan oma koolimaterjalist, ma vaatan, see karmasõlm on see, mõned on mul juba peas, aga teate, kui palju tuleb veel karmasõlmesid juurde? ja mida ma analüüsingi siis oma robotiga ja siis seesama nartsissismi asju, ma tahan ise nagu veenduda. see, et mida ma ei mõtleks välja, vaid lihtsalt see, et ma näen, kuidas inimeste peal see kõik töötab, siis ma mõtlen, et okei, see on nii, lähisugulastega eriti on ju enda peal, oma elukaaslase peal ja kõike ja siis ma mõtlen, et aga kurja, ma küsin oma roboti käest, sest tema aluseks on ju minu õpik, see, mida ma sain Mhm. koolist kaasa. ta ei saa valetada, sest tema on piiratud tema on ainult sinna õpikusse pandud mul. ta ei anna kuskilt kosmosest mulle vastuseid, ainult õpikust. siis ma küsin, kas selline asi on olemas ja siis ta muidugi ütleb, no mina päris ei ütleks, et see number on nartsissist. ma ütlen, kurja, ega ma seda ei küsinud, aga kui suur tõenäosus sellel on? ja siis me niimoodi arutame, seepärast et mul on vaja tarka inimest, kellega ma saan arutada. Mhm. vot jah, et see see. ai ongi nagu peegel, et mingis mõttes sina nagu oma küsimustega ka kujundad teda ja mina kutsun teda kratiks, Aa, mina et ütlen teeb robot. natuke tööd ära. jah. Nii, ja siis järgmine küsimus on selline, mida ma natukene ka oma seal kinnises grupis vastasin, väga paljud hakkasid küsima ettevõtte registrikoodi kohta. et kui numeroloogiliselt arutada, et kas see midagi nagu noh, mõjutab või annab mingit suunda. no mida sina sellest arvad? ma mõtlesin, et ma küsin, mis sina arvad. et okei, mina ütleksin niimoodi, et see, millega mina olen nüüd väga kokku puutunud, ma isegi ei vasta otseselt sellele registrikoodile äkki. tegelikult ma tahaks, mul on 3 vastust peaaegu. tähendab, 3 arvamust. see, mida mina tegin, oli see, et oma isikukoodi ma arvutasin kokku, ma sain lõpuks 7 ja oma telefoninumbri liitsin kokku, pluss suunakood ka veel juurde sinna, siis Soome number on mul ja pluss 37, ei, pluss 58, 358 vist jah, ma sain ka 7.
ja siis ma küll mõtlesin, mis asi see nagu on. ma olin nagu väga õnnelik, seepärast et 16 kokku liites ka 7. nii, nüüd vaadake ise, et siis oma ettevõtte registrinumbrit, ma pole seda kokku liitnud. aga Mhm. ma tegin isegi siis kunagi selle ettevõtte siis, kui ma ei olnud numeroloogias. ja vot neid asju ma nüüd käisin küll läbi tänu ühele kliendile, kes ütles, et aga kas sa enda ettevõtte sünnikaarti oled vaadanud, see, mis ma olen nüüd teinud paljude klientidega, kes mõtlevad nüüd näiteks sellele, et mis päeval teha ettevõte ja mis mulle eriti magus on, mulle hullult meeldib seda teha, nüüd ma sain aru, et mulle täitsa meeldib, on see, et pakkuge mulle välja näiteks 2-3 kuupäeva, siis see, et seesama teenus, videokohtumine, siis me oleme siin, siis ma teen sinu kaardi lahti, siis ma vaatan, vot see üks kuupäev, teen sellise kuupäevaga selle ettevõtte lahti ja vaatan, okei, tal on selline hingemissioon, seepärast et kõik sinu ettevõtte versioonid ju ütlevad ka, milline on tema hingemissioon, mida tuli su ettevõte tegema, siis ma liidan sinu ja tema numbrid kokku ja siis ma vaatan, siis ma analüüsin seda ja räägin sulle, et näed, aga vot selle kuupäeva ettevõttega sul oleks selline match. teisega on sul selline match ja siis näiteks see ettevõte tuleb selle hingemissiooniga. mulle väga meeldib seda teha, see on sama nagu laste analüüsi puhul. mul ei ole lihtsalt kuiv laste analüüs, vaid see, mida ma ütlen boonuseks, ma ei küsi lisaraha selle eest, aga mulle meeldib seda vaadata. et see, et näiteks emana ütle ka oma need kuupäevad sinna juurde, et ma lihtsalt vaatan hästi kergelt mingi võib-olla 5-6 lausega. Äh, milleks siis, et sina ja sinu laps, mida te tulete teineteisele õpetama tulnud siia, et see ei ole lihtsalt see, et nagu emana, et sul on mingi roll, aga midagi muud hingetasandil. Mhm. ma ei tea, läks laiali äkki vastus või? no ei läinud, Ei, see parasjagu. oli päris hea. Mina vastasin sellele niimoodi, et noh, ma lõin neid erinevaid registrikoode kokku või õigemini lasin nendel endal siis kokku lüüa, siis mis numbri nad said ja siis nad ütlesid tegevusvaldkonna. Ja noh, näiteks kui oli seal number 3, siis ma soovitasin, et siin nagu koostööd oleks seal tarvis teha, mitte nii-öelda üksinda ja nii edasi, et noh, nagu võtsin niimoodi neid numbreid. Ja see oli ka päris huvitav ja mida ma olen märganud, nagu sa välja tõid tõesti, et noh, kõige võimsamad ongi need numbrid, mis nagu juhuslikult või planeerimata tulevad Mhm. ja täpselt samad. ja läheneda Äh, saab ju igatemoodi. ja ja viimane küsimus, mis aitab tegelikult meie järgmist osa sisse, kõige põnevamat osa sisse juhatada, kõlab siis niimoodi. Margit on küsinud. Mind huvitavad just inimeste sünnipäevad, sest olen märganud viimasel ajal, et kui kerge on suhelda just nendega, kellel on sünnipäeva number 5. Ja tänu Merikesele märkasin, et minu peres on palju 7. sünnipäeva numbreid. Teistega on olnud mul keerulised suhted peale oma tädi ja endal on mul elude number 7. Noh, see on see tüüpiline, et nagu küsimust ei ole sõnastatud, aga see olukord on välja toodud. Ma arvan, et ta tahtis küsida siis seda, et kuidas need numbrid 5 ja 7 omavahel siis mõjuvad. Mhm. mis päev, kas see tuli välja, mis päeval ta ise sündinud oli? Vaata, seda ta ei ütle, ta ütleb, et ta elude number on 7. ja ma mõtlesingi, et alguses rääkis sünnipäevast ja siis oli lõpuks elude number, et Ja, sellest natukene ja. läks sinna, vahet ei ole. ehk siis see, et miks on viitega hästi lihtne rääkida, seepärast nad on hästi liikuvad, nad on siin ülevoolavad, nad ei jää kuhugi sisse. mingisse teemasse pikaks ajaks nad ei jää nagu jahuma seda. sõltub, see ongi just see, et sõltub, mis päeval sa ise oled sündinud. mina olen näiteks 7. päeval, 7, ma olen 16 päeva sündinud, eks ju, ehk siis 7 grupp ja mu elude number on 8. minule ei meeldi tühi jutt. see, mis viitele on suht palju omane, on see, et mitte nüüd kõik, ärge nüüd kohe ennast ära tundke puudutatuna. üks on 5, teine on 14, siis on 23, eks ju, need on ikkagi nõks erinevad, aga just viitel on see, et nad natukene süvenevad ja siis nad juba hüppavad niimoodi, neil on mitu asju korraga. minul 16-na on ka mitu asju korraga, aga kuna elude number 8, siis see tahab nagu fookust. see nagu tahab kontrollida olukorda, et me võime rääkida küll tühja juttu, aga mul on vaja nagu pointi teada, mis asi selle point nagu on. Ma ei tea, mul torgatas praegu selline pähe mõte, et sünnipäev ja elude number, et see natuke nagu erineva fookuse siiski annab. Mm. Et kui ma nüüd vaatan, noh, minu elutee on number 5, aga ma tean inimesi, kes on sündinud 5. kuupäeval, et Mhm. neil kuidagi nagu teistmoodi see 5 mängib välja. aitäh, et sa ütlesid, nüüd ma ütlengi sulle, see sünnipäev
viitab sulle justkui nagu sinu iseloomule või selline, et kui üldse tahaks kohe teada, millise nagu temperamendiga sa oled, siis on see sünnipäev, mis ütleb. aga näiteks 5 elude number, nagu sul on, siis see viitab õpetajale, see viitab mentorile, see viitab sellele, et sa oskad erinevaid asju, erinevaid teadmisi kokku kombineerida ja lihtsasse eesti keelde. aga kuna sa oled ametilt ka õpetaja, on ju, siis sina jääd ikkagi sellise nagu oma struktuuri ja raami juurde. aga see ei tähenda, et elude number 5 oleks selline nagu kergekäeline, nagu jookseks siia-sinna, sest number 5 päeval sündinud on hästi õpihimuline. ja mitte ka kõik ei ole siis sellised, nagu ma ütlesin, et üle voolavad ühelt teemalt teisele, kui nad on nooremad, sünnipäeva puhul 5 siis näiteks, on nad just sellised, et nad tahavad hullult nagu külas käia, rääkida juttu, teeme lähme sinna, teeme sellist kontserdit, mingit sünnipäev, ta. Mhm. ma tean isiklikult 5, 14 on hoopis teistmoodi. Mhm. 14 vaatab jällegi, et aga miks? ah, ma ei viitsi, sest tal on 1 ja 4, Mhm. aga samas tal võib täiesti mingit 5 ka visata. 23 on juba võib-olla lähemal sellele 5-le. aga see, et ta ei hüppa nagu võib-olla, noh, ta ütleb nagu konn, ega 5 ei ole, puhtad 5 ei ole ka konnad, aga noh, ikkagi selline nagu kergema vooluga on. selline näiteks, mis minule väga ei meeldi, ma jään nagu passima niimoodi, et ah, ma küll niimoodi ei teeks. et aga 23 on selline nagu pehmem ja võib-olla mõnes mõttes ka aeg-ajalt kavalam. Mhm. noh, see on aga nii lai mõiste, seda võib nii sügavale minna. aga nüüd ongi võib-olla hea võimalus vaatajatele öelda, et seda, kuidas sünni kuupäeva järgi kedagi määratleda, saab varsti väga lihtsalt teha sinu kaartide abil. et räägi natuke oma uutest kaartidest. Tara-tara-tara. issand, kui armsasti sa seda nagu juhatad, seda asja. ja teate, vot see on nüüd seesama näide, kus me olime elukaaslasega tegelikult puhkusel. ja siis, aga ma puhkusel ka olen hästi aktiivne, töötan oma peas kogu aeg, ehk siis see, et ma andsin lubaduse, et nädala sees ma ei tee mingeid analüüse mitte kellelegi. aga see tähendas seda, et ma mõtlesin mingeid muid asju ja üks-kaks mul tuli mõte, et inglikaardid on tehtud, aga ma võiksin teha 1-31 kaardid ehk siis täiskasvanutele ja siis lastele. nüüd on siis mõttest juba teoks läinud nii kaugele, et siis praegu on kujundamisel siis 1-31, ma räägin ainult päevast. ja siin see on siis number 1 näide, praegu on ta sellisena meil, et esimene sammuja. no eks siis siin on palju siis selliseid informatsioone, mis siis iseloomustab sind, aga siis see kaart on kahepoolne. siin on siis sellised mõtted, et kes sa nagu iseloomu poolelt oled. aga vaata, ehk siis esimese kohta julgus alustada, iseseisvus, loomulik juhtimisoskus ja sinu väljakutsed, sa ei pea kõike üksinda tegema. ja mõnikord sünnivad suurimad saavutused just siis, kui lubad ka teistel enda kõrval olla ja abi pakkuda. ehk siis see tähendab seda, et number 1 on tavaliselt väga suur egoismi number, kui ta on miinuses, kui sa tunned ära, et sa tahad kõike üksi teha, järelikult anna järgi, õpi delegeerima. ja seal on sellised asjad, mida sa saad näiteks seda kaardipakki taskus kandes, kui uus seltskond on, et siis ära küsi, mis kell on või kust sa pärit oled, vaid selleks, et aru saada ja kui sul juba energeetiliselt justkui nagu mingisugune mõnus tõmme tuleb, lihtsalt küsigi sünnipäeva ja võtad selle kaardipakist lahti ja seda saab ka seltskonnas täitsa mänguna võtta. arva ära näiteks, kes meie lähisugulastest on selline ja siis sa loed seda kaarti. no ma ei tea, praegu lihtsalt eksprompt tuli mul. Mhm. ja siin annab tõesti hästi palju erinevaid mängusid juurde mõelda. Mhm. võtsin praegu sinu need ingikaardid kätte ja vaatasin sinu ja Marise vestlust ka, et teil see 777 oli. minul on see ka välja tulnud, aga minul oli esimene kaart, mis välja tuli, oli 4 kuud, ahah, 6. ja see oli siis päris esimene kaart, mis välja tuli, aga ma huvi pärast vaatan, mis praegu välja ütleb. mul on ka käes nad praegu, mõtlen, et ma, jah. 12, aga vist ei ole näha, 12, see oli siis püsivus, muutus. oh õnnelik päev, sinu elu eesmärgiga seotud suur võimalus on kohe ukse ees. tegutse kohe, kui see ilmub, samuti võib sinu teele tulla ilus partnerlus või eepiline romantika.
selline tore sõnum. muidugi kihvt, 12-ga on see lugu ka, noh muidugi vaata, see on nii nagu sinagi, kui sa oma kaardid tegid valmis, siis vähemalt mul käis selline asi läbi, et kui Maris seal oli juba eufoorias ja väga paljud olid juba saanud ja siis ma sain ka lõpuks, mina sain teist hiljem omad kaardid kätte praktiliselt. Ja siis ma vaatasin, mõtlen, kurja, siia oleks võinud veel seda juurde panna, siia oleks võinud veel seda juurde panna. ma ei tea, kui omane või kui hästi sa ennast ära tunned, aga ma väga ütlesin, hästi. ja siis ma ütlesin Marisele ka, et täitsa lõpp, et ma oleks tahtnud vaat seda, ta ütleb, mida sa muretsed. siis ma ütlen, okei, noh, see on esimene asi, mis mul ju meelde, noh, mõttesse tuli, et teha, nüüd ma tegin ta ära ja lase rahusse nagu, no iseendale räägin, et rahune maha, mida sa ajad kogu aeg seda mingit täiuslikkust taga. Mhm. Jah, et see on nii nagu nüüd ma olen hullult eufoorias, ma vaatan ise ka, millal need 1–31 valmis saavad ja siis, kui ma juba mingeid kaarte veel olen nüüd vaadanud, siis mõtlen, kurjam, et võiks seda sinna panna. ja siis mul üks miniatest aitab seda teha, siis ütleb ka, et rahune maha, nad on juba nii head. ma ütlen okei, 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 okei. väga, väga tunnen ennast selles ära. et ütle ka lohutuseks midagi, kuidas sul oli oma kaartidega? võib-olla oma kaartidega ei olnud, aga oma luulekoguga oli niimoodi, et noh, ma ikka ise keeletoimetajana, õpetajana 100 korda lugesin läbi ja nii edasi ja esimene asi, kui trükist tuli, võtsin lahti, ma leidsin ühe puuduva koma. oh, aga kuna noh, minu nii-öelda see äh, minu raamatu ämmaemand, temal juhtus samamoodi ja tema oli ka paanikasse sattunud ja tahtnud kohe, et korjab müügilt tagasi ja nii edasi. aga temale oli siis öeldud sellised kuldsed sõnad, et ära pabista, keegi niikuinii ei märka. ja seni kõik, kes on lugenud seda puuduvat koma, ei ole märganud. nii et ma võtan seda, et see on kui nii-öelda üks vimka peab ikka sees olema, siis on ülejäänud korras. jaa, täpselt nii. see on ikka nii kummaline. muidu mul meeldib küll hästi loovuses ka liikuda, aga kui nagu vaatad mingit asja, et kurja jah, noh, las ta olla. nüüd ma viskasin, praegu segasin ka kaardipakki, tuli 5-5-5 Mhm. ja see viitab väga suurele selgusele. kui ma just enne rääkisin, number 5 tekitavad segadust ja kaost aeg-ajalt endale, et nad peavad fookusesse minema, siis inglinumbrina 5-5-5 on hoopis midagi muud. samas ise mina nüüd praegu juba vaataks kohe, et see on, no siin on olulised muutused, 5 on alati muutustega seotud. ja kui ma liidaks nüüd kokku 5-5-5-5 on 20. mul juba hakkab numeroloogiline mõtlemine käima, et see peaks rohkem hääles olema, pilti, võta sõna, ava oma kurgutšakra, seal pau-pau-pau tuleb. siis ma mõtlen, ai, parem on, kui ma lihtsalt neid ei vaata, ma võtan mingi ühe kaardi ja kõik rohkem ma ei mõtle. Mhm. tead, üks väike nali võib-olla, enne kui sa veel avad, ma tean, et ja, sa vaatad ja. kuulad. ma ei tea, kui naljakas see on, aga see, et kuidas aru saada kontrabassi mängijast ühistranspordis. tead seda või? ta hoiab, vaata, ühistranspordis hoitakse pulk sellest kinni ja siis tema hoiab kuidagi niimoodi kinni. et siis sa saad aru, et ta mängib kontrabassi. see on sama, et kui minuga hakata rääkima mingist kellaajast või niimoodi, ma vaatasin ka kohvimasina peale, eile rääkisime mehega ühest hästi tähtsast teemast ja kohvimasina peal oli 13.13. aga ta on sündinud 13 päev. ja siis ma näitan talle, ütlen oh,, vaata. siis ta ütleb, ma olen 13.12 sündinud. ma ütlen, ei, mitte see, 13.13, sa ei kujuta ette, mida see tähendab, vaata. siis ta ütleb, rahune maha. ma ütlesin, et okei okay,, rahunen. Nonii, nüüd ma olen äksi täis, vaata, no nii rutt. teeme siis nüüd äkki selle lubatud loosimise ära, ma võib-olla siis korraks näitan seda oma kaardipakki ka, ma ei tea, kui hästi siit, vist ei ole hästi näha, no see rebane vähemalt paistab välja. jaa, väga hästi. jah, et see on see minu kitsune, mille siis minu tütreke joonistas ja noh, kuigi ma kutsun seda kaksikhinge kaardipakiks, siis see sobib maanduseks kõigile. et noh, kui see sõna kaksikhing ei kõneta, siis saab sinna nii-öelda panna siis noh, ärkav hing asemele. et see on nii-öelda nagu minu teekonna spikker, et see sai mul siis niimoodi, et kui ma olin seal hingepimedas öös, siis selleks, et mitte või kiiremini välja tulla nendest sundmõtetest, ma panin endale igale poole sildikesi meelde tuletamaks. noh, näiteks ma võtan ühe suvalise, et meditatsioon, looduses viibimine, liikumine, muusika, kõik, mis aitab sul hoida end tasakaalus, aitab ka ühendusel püsida puhtana. tundlikud hinged vajavad sagedast tühjendamist ja laadimist.
et seda tüüpi sõnumid. Ja siis ma justkui leidsin õigel ajal õige sõnumi ja noh, siis tuligi eelmisel aastal keset suve äkki mõte, et paneks nad nagu, teeks kaardipakiks, et noh, et mis ma peidan igale poole, et ma siis tõmban kaardipakist. Ja nii nad siis sündisid. Et neid on mul veel, vist oli 18 pakki, mida ma veel müüa saan. Et juurde ma neid ei tooda sellisel kujul, aga küll mul on plaan teha täiendus. Et kuna see hinge kaksikleegi teema väga vähesid puudutab, siis ma võib-olla sõnastangi need sõnumid niimoodi ümber, et need on kõikidele ärkavatele hingedele maanduseks ja võib-olla siis järgmisel aastal planeerin natuke täiendatud versiooni välja lasta. Et võib-olla sulle ka siis idee nende inglikaartidega, et ega siis kõik inglinumbrid seal sees ei ole, et äkki siis vol 2 võib juurde tulla. Oh, Rutt, kas sa ei ole kuulnud juba uudist, et mul on see ka töö alla? Ei ole. Jaa, sest nii kui see kaardipakk oli juba müügis seal Marise kaudu, siis ma ütlesin Marisele tegelikult, et tead, mul on juba töö all nende täiendamine, seepärast et on osad numbrid, mis ma mõtlesin, et peaks juurde veel panema ja ma tahaks sõnastust veitsa nagu muuta, ehk siis täiendada midagi, võib-olla mingi sõna ära võtta. just see, et kui ma nägin 12.12 on ju, vaata, kui sa ütlesid välja, sa ütlesid selle sõnumi, siis ma mõtleksin selle peal, okei, et seal on ka väga oluline, et oska ütelda ei, ära alistu, ära anna alla, usalda iseennast, vaata, no mingid asjad, mida ma nüüd juba tean natuke Mhm. paremini, mida tahaks panna. jaa, näed, jälle me kuidagi niimoodi üksteisest mitteteadlikult teeme vol kahtesid siin ka. Nonii. Ja nii, aga nüüd ma vaatan, kas mul õnnestub seda jagamist siin teha. Mul on see loosirattasse 77 nime pandud oo, kui mega palju tegelikult. ja noh, ma panin veel piirangu ka peale, et ainult üks kord saab ennast kirja panna. Nii millegipärast ei taha jälle enne natuke toimus historia. igastahes Enne toimis, mm.. proovin uuesti. ja mis loosi läheb Mhm. ka siis, kui sa Ja seni räägime sellest, mis loosi läheb. Loosi läheb üks sinu kaardipakk ja siis üks minu kaardipakk. Nii, aga äkki ma proovin siis akent jagada, kui ma niimoodi panen, kas on näha? väga hästi. Nii, ma tõstan selle siit eest ära ja kumma kaardipaki esimesena välja loosime? Et kumma või? Jah, Ma ei tea, mul on praegu käes, ma võin panna siia, ja et ma hoian siis energiat. nii, issand, kui palju nimesid, nii kihvt. nii ja vaatame siis, kes meil tuleb. Evelin. Jee! Nii, Palju nii, õnne. palju õnne, Evelin, sinu kontakt on mul olemas ja sina said siis Merikese kaardid. Palju õnne, numbrite Mhm, keelekaardid. mhm. Ja, Nii, jah, nii ja nüüd paneme siis minu kaardipaki loosi. ma olen nii õnnelik, et nii palju inimesi on. Oh, Reili, jee! nii, issand, kui armas. Äh, minu neiupõlve nimi oli Reil. Okei. Ja minul käis kohe mõttest läbi, et mul oli üks klient Reili ja mul on Mhm, Evelinit ka olnud, nii et mhm. kes teda teab. Palju Nii, õnne. nii, jagamised tehtud, mul on kirjas, võtan siis ühendust ja sinu kaart siis toimetab Maris kohale. ja, me ja. leppisime kokku. ja Maris ja siis need, kes ei saanud nüüd ei võitnud, siis saavad minu kaarte saata Marise kaudu. sa võib-olla paned siia video alla siis ka on Mhm, ju selle Marise meiliaadressi ja nüüd on eelbroneerimine ka siis nende kaardipakkidele, mis on praegu kujundamise all, need 1-31 täiskasvanute pakk on tulemas veel ka laste pakk, aga see tuleb hiljem mm.. mhm.
jah, ma panen nii sinu kanali kui selle Marise info ja kui ma leian üles siis selle Jungi lingi ka ja saadan siis nii sulle kui ka panen siia alla. ja kusjuures ma ei tea, kas ma võin avalikult ka ütelda, et Rutt enne, kui me panime salvestusele, siis Rutt ütles, et mina saan ka kingiks, ma küll loosis ei osalenud, aga ma saan ka kingiks su kaardipaki, aitäh selle vahva ja sinu luulekogu saan. ja Ja see tuleb okei, Soomemaale. nii pane ta ja endale siia, pann näo ette. oh nii, Oh, nii, nägid, jess, nii, nüüd on näha. temata sõnad. Kas Ja seda raamatut saab ka soetada sinu käest? On sul raamatut? ja mul on, kui ma selle sinu oma ära saadan, mul jääb 14 alles endale, aga Apollos ja Rahvaraamatus peaks neid veel müügil olema. Hmm. Aga Apollost ja Rahvaraamatust ei saa minu pühendusega. nii et ma panen oma kodulehe lingi ka siia alla, et minu käest veel 14 õnnelikku saab osta. Oo, väga kihvt. Ja ma tahtsin veel ütelda ka seda, et siis nüüd see video läheb sinna Ruti kanalile, aga teie, kes te nüüd näete ka hiljem sedasama videot minu kanalil, kes nüüd siia lõpuni ära vaatas, siis see loosimine on ära olnud. Mis päev see täna on? Täna on 4., eks ju? 4. august. Ja, et ka need kontaktid siis tulevad minu video alla, et siis te saate neid tellida Ruti käest otse. Siis, aga kui nad on läbi, siis nad on läbi, nii et ma arvan, et mis see 7 päeva siit edasi, siis te näete seda minu kanalil, seda videot, et siis ja need, kes on nüüd klubi liikmed, te näete siis juba täna seda sama videot, et siis kribin-krabin siis ostma seda, tellima õigemini Ruti käest 14 raamatut, need lähevad kähku. Ja kaardipakk oli sul 18, eks ju? 18 jah. jah. ja kaardipakke poest ei saa, see oli nii planeeritudki, neid ma poodi ei saatnudki. et kuna noh, kaksikhinge teema ei kõneta kõike, see on väga üksikutele ja ütlen saladuskatte all, et keda ei kõneta ja kes ei ole kokku puutunud, te olete õnneseened. nautige elu. aga keda on see teema puudutanud, siis see pakk aitab sellest teekonnast läbi tulla lihtsamalt. äkki sa, ma ei tea, kas mina võin sinult nüüd küsida kommenteerida kaksikleeki, mida see tähendab? Kaksikleegi teekond, ütleme niimoodi, selle kohta levib väga palju valeinfot, aga mina võtaksin seda kokku nii, et see on teekond iseenda hingeni. et tavaliselt on siis selle hinge pimeda öö aktiveerijaks sinu oma hing, kes elab teises kehas. ehk siis justkui sa oled korraga kahes kehastuses ja kokkupuude oma nii-öelda välise hingega aktiveerib selle protsessi. seal on hästi palju obsessiivsust, esialgu on tunne, justkui oleks tegemist mingisuguse romantilise suhtega, mida see tegelikult ei ole, see ei ole tema eesmärk. eesmärk on nii-öelda ühesõnaga, see aitas mul tulla siia, kus ma praegu olen, ennast leida ja no nii palju ma ikkagi reedan, et üks tore projekt mul hiljuti siin tuli ja kui ma sain teada, et ma hakkan midagi tegema sellist, mis minu hinge väga kõnetab, sellest ma räägin siis, kui juba midagi rohkem valmis on mõnes teises kohtumises, mõnel teisel ajal. aga siis ma tundsin hingekutset, et lõpuks ometi sa teed seda, milleks sa sündisid. ja hurraa! ühesõnaga kaksikhing viibki sind sinnani. et see on mind aidanud ja ma olen talle tänulik. tead, see on nii lahe tunne. kas ma võin siia ütelda, kas meil on aega veel või? on küll, on jah, väga hea. me oleme umbes 1 tund ja 24 minutit rääkinud vist. Väga hea. me lihtsalt siin Rutiga leppisime kokku, õigemini Rutt küsis, et kuidas me seda teeme, et ma vahest lähen nii lobisema oma asjadega, et siis läheb rivist välja. tead, kui huvitav see kaksikleegi teema. ma tahtsin seda sellepärast küsida, et siis ka tunnetaks ja saaks aru, et kas mul on see asi näiteks olnud või ei olnud. igaüks seda kindlasti tajub ju nagu omamoodi, et teie ka, ma arvan, et kes te siin olete seda läbi käinud, ma pole Rutt kahjuks kõiki su videoid jõudnud läbi vaadata, ma loodan, et ka sina kõiki minu videoid pole läbi jõudnud vaadata. ei ole jõudnud. et siis see ei tähenda jah, et keegi on parem või kehvem teisest, et see on Youtuberite elu, kuule, see ongi selline värk, enda asjadega nii palju tegemist.
ja, et aga siin mu elukaaslane ütles ka, et tema eluunistus on jõuda sinna, et kus ta enam tööd ei peaks tegema, ta jõuaks varem pensionile, enne ametlikku pensionit, vaata, siis mina ütlesin talle seda, kui ma kuulasin, siis ma tundsin, et ta räägib mingit kosmosejuttu. ta räägib seda, mis mulle ei meeldi, vaata, siis ma ütlesin, et minu hingemissioon on vaimne õpetaja ja mina sellest üle ei lähe. Sina tahad, siis sina võid varem minna pensionile, kui sa tahad, sa võid palil elada, aga mina jätkan oma asja, oma missiooni nii kaua kuni kirstuni. sest ma tunnen, et mul on nii palju jagada. tema hingemissioon on hoopis teine. see ei tähenda, et no ta ei kuulu sinna, vabandust ikkagi ma tahan ütelda, et hingemissioonidel on nii suur vahe. Kõigil ei ole vaja nagu kogu aeg nagu anda ja jagada ja sellist asja. mina nimetan neid inimesi nagu Jeesus Kristusteks, kellele pandi naelad külge, keda norriti, neile öeldi, materdati, aga need ikkagi jätkasid. naeratus huulel, jätkasid oma missiooni. ja ma arvan, et see kaksikleegi lugu, mis sa praegu rääkisid ka, et jõuda nagu iseendani, või jõuadki iseendani, mis alguses toimub ju kuidagi nagu väga šokeerivalt. Mhm. Ja, et ja. enda puhul ma arvan, et see on minul toimunud läbi paarisuhete lihtsalt, mis ei ole toimunud, siis sa oled üksi, siis sa oled väga üksi ja siis sa saad aru, et vau, aga see ongi väga huvitav, siit peab edasi minema. jah, et kui mul seda ei oleks olnud, siis ma ei oleks tõesti siin, siis ma oleks nii-öelda silmaklapid peas edasi rühkinud, aga see nii-öelda lõi kui puuga pähe ja suunas nii-öelda mõtlema. Mhm. Et ühel hetkel oled pikali maas ja karjub mõttes taeva poole, et mis asi see on, ma tahan vastuseid ja siis need vastused tulevad järjest. seepärast sul ongi taevas kogu aeg selja taga, jah? ja selle pildi ma tegin eile, ma jagasin oma Facebooki grupis ka seda või noh, mitte grupis, oma lehel, et 3 päeva järjest ma olen õue läinud ühel ja samal kellaajal ühest ja samast kohast, ma ei tea, kas seal linnud käivad kaklemas või mis, seal musta sule leidnud. ja eile, kui ma 3. sule võtsin, siis vaatasin taevasse ja nägin selliseid ilusaid pilvesid, et tegin kohe klõpspildi. issand, kui huvitav. jaa. mina võtan ka sulgi siis, kui ma näen, et suled on. üks päev vaatasin ka aknast välja siin suurte toas, toimetasin köögis midagi, no õige suurte tuba. meil on tubaköök selline, pisikene elamine. ja vaatasin lihtsalt sinna järve poole, mõtlesin, et tahaks toast välja minna ja vaatan. kase seest tuleb selline sulg niimoodi tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. siis mõtlen, vau. siis ma läksingi välja, võtsin selle sule, mõtlesin, et ei tea, kust sina tulid. no ta tuli muidugi linnu küljest loomulikult, aga see on nii romantiline, kui märgata, nii nagu sinagi märgata mingisuguseid pisiasju. me ei pea kõike ja teadma. kellaaeg on olnud alati 13.13, kui ma selle leian. Transformation, ja, transformation. ja et jah, transformatsioon ongi toimunud, mind enam suled ei aja endast välja, enam mul sulefoobiat ei ole. aga sul on olnud see või? ja mul oli vanasti niimoodi, et ma ei tea isegi miks, võib-olla millest iganes. nii kui ma sulge nägin või puudutasin, mul tuli jookserefleks. ja kui mu tütar palus, et kas me papagoid ei võiks võtta, siis ma ütlesin, et palun väga, aga ilma sulgedeta. Jeesus, ma pole sellist väljendit kuulnud. aga tema ei tahtnud sellist linnukest, nii et jäigi papagoi võtmata. mul on olnud papagoid kunagi, aga tead, ei taha ka. nii jubedalt tahasid sulgi, ma arvan, et sa oleksidki ropsinud vist kogu aeg seal. jaa, kõik on nii, võimalik. aitäh, Ruth. aga oli väga tore ja aitäh, et sa tulid mulle külla. aitäh, et sa kutsusid, see on nii lõbus vestlemine sama sagedusel oleva inimesega. et võimas ja ma kutsun tegelikult kõigi siin, kuigi Rutt juhatab seda meie vestlust, aga ikkagi tulge ka kommenteerige siia alla siis Ruti kanalil või siis, kui te näete seda videot minu kanalil, ka oma kogemusi, oma tähelepanekuid kellaaegadest näiteks, võib-olla sulgedest, võib-olla pilvedest, võib-olla sellistest asjadest, mida me täna üldse ei rääkinud. et ma tean, et nii mina kui Rutt mõlemad, me käime oma neid kommentaare vaatamas ja kommenteerimas ja mõtisklemas.
sest see jällegi avab ju meile mingisuguse uue Mhm. vaatenurga mingitest asjadest. ja kes teab näiteks, et tuleb võib-olla mingi järjejutt siit järgmiseks, mida me võib-olla teeme hoopis selles vormis, et analüüsime ühte küsimust, sina omast vaatenurgast, mina omast vaatenurgast. et See oleks põnev. see oleks põnev, no miks mitte, vaata, ma Mhm. olen hästi hea nagu selline leiutaja või selles suhtes, kas leiutaja, aga mingist asjast tuleb veel midagi, aga tegelikult teie kuulajad, kes te nüüd kommenteerite, siis tänu teile kõik see asi ju toimibki. meie saame inspiratsiooni teha ja mõtiskleda, analüüsida ja edasi anda oma arvamused. ja teil on ka omad arvamused, nii et kes teab, võib-olla oled sina hoopis siin Ruti külaline tulevikus. Jaa, sest mul on juba siin paar külalist olnud. See vist on nüüd, jah, sina oled teine, keda ma siis olen nüüd intervjueerinud ja ma ise lähen Marisele ka varsti külla 16. oo, Ma väga arvan, et äge. seda on ka siin kanalil hiljem näha ja võib-olla miks mitte mulle ka märku anda, et võiks ju ka minu kanalil keegi, kes soovib oma näiteks Youtube'i kanalist tulla rääkima, et Mhm. kuidas ta alustas, sest ma tean, et meist on eeskuju võtnud nii mõnedki. Olen ise ka suhelnud, võib-olla teen ka ise ettepaneku, aga võib ka mulle kirjutada, kes tahab külla tulla. Jaa, minu meelest on see megalahe, megalahe. ja mina algatan, mitte algatan, minule väga meeldiks, kui meid oleks veel rohkem ja rohkem ja rohkem erinevast vaatevinklist oma tegemistest rääkima siia Youtube'i maailma, et see on nagu võimas koht, kus olla. jah, ma ei tea, lõpp, kõik, Lõpp, nüüd on punkt lõpp, ja, kõik. nüüd jooksevad subtiitrid ja siis tegelased. ja ma lähen nii action'isse alati, ma tahan nii palju rääkida, aga ma pean natukene nagu rahunema maha. aitäh, kallis Rutt, kutse eest, nii et aitäh, aitäh, Merit, et tulid. jah, aitäh.